Ja siis mõnikord on niimoodi ka, et kui sa oled hädas, kui me oleme hädas, siis me aitame ka üksteist. Meil niimoodi Antsuga on, et ükskord ma Antsul olin külas ja Antsu ema tegi parti ja siis see oli hästi hea. Ma muidu eelmine kolmapäev, jah. See kolmapäeval mingi kella 4 ajal peale kooli me olime siin. Näevad minu nahuk sokis. Mida? Mul ei ole. Sul ei ole, sul on mustad sokid. Aga see, siis kui me sõime parti ära, ma sõin hiilge laadungi, pissin endale pintslisse. Aga siis mul tuli kakka häda. Ja ma pidin minema kakale, aga mul oli see, ma läksin ka ja siis ma olin seal, aga ma olin täitsa... Mul polnud paberit. Jaa, täitsa hädas olin, sest neil oli just paberil otsa saanud. Aga Ants mind aitas, ta oli kapis, oli peidus. Ta oli seal kõrval peidus, oli kapis. Ja siis ma saingi tehtud. Ja siis peale seda mul oli nii hea oli. See part oli palju laadungit siin. Pinslisse pissin laadungit. Üldiselt ma aitan kell 11. Pidevalt on seda, see ongi niimoodi, me oleme parimad sõbrad. Minu vanaisa ütles alati, et kes sõpra ei aita hädas, see elab vales majas. Ma ei saanud kunagi aru... Vanaisa elas Mustamäe, 147. Ja ma ei saanud aru kunagi, mis ta mõtles, aga see oli küll, ma usun, et ta oli tark mees. Ants.